hingetoa kaaslaste vahel paisub, lõppedes surmava kokkupõrkega. Tule siia alla, avanda, Jeff, tule siia. Tule siia, tule siia. Ta on üleval korrusel, ta on teadvuseta. Kui politsei uurib, mis viis surmavate löökideni, on põhjust peaaegu raske uskuda. Ta rääkis mulle midagi oma Taco Belli kohta. See teine mees, kes on all elutoas koos mu partneriga, ütles, et see tüüp hakkas äkitselt hulluks minema. Ta ütles peksis teda siin üleval. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Miller. Pole midagi paremat, kui lõpetada hiline õhtu kiirtoiduga, eriti Taco Bellist. Selle juhtumi puhul ütlevad politseinikud, ilisõhtune isu oligi mõrva motiiviks. On 31. jaanuar 2024, oleme Roswellis, Michiganis. Politseinikud reageerivad väljakutsele Waldorfi tänaval pärast seda, kui 2 toakaasast läksid tülli. Üks neist on endiselt peadvuseta. Kuidas sul läheb? Härra, mul läheb hästi. Mis toimub? Ma sattusin meidi paanikasse, sest arvasin, et keegi varastas mu Taco Belli ja sellest ajast peale on ta lihtsalt närvis olnud, trampinud ringi. Ma nägin just, kuidas ta peksis läbi mehe, kes on temast umbes 15 aastat vanem. Ta ei reageeri nüüd üldse. Politseinikud lähevad üles korrusele. Seal leiavad nad 72-aastase Dale Mitchelli, kellel on peaverine. Daily toakaaslased ütlesid hiljem uudistekanalile WJBK, et verd oli kõikjal. Kus see inimene on? Kus on inimene, kes talle haiget tegi? Politsei, parem andke endast märku. Olgu. Pane teine käsi välja. Olgu, tule siia, Anna. Kõnni siia, Anna. Vabanda, Jeff. Tule siia. Ta on üleval korrusel, ta on teadvuseta. Olgu. Jääge minuga häda. Politsei, kes kõik on üleval korrusel? Ma teen selle ära. Dangxiang. On teist rullus ju viskonda? Kuule sõber, räägi minuga. Las meie omad tegutsevad kiiremini. Ta tuleb peast verd. 13 Ultimate lõpetab. Sellel mehel voolab külje pealt peast verd. Tere, härra. Ma pean sind nägema, sõber. Ma arvan, et ta on surnud. Kontrolli tema pulssi. Kontrolli tema kaela. Jah, ma arvan, et ta on surnud. Ta urineeris on täis. Viime ühe meie tagasi jaama DB jaoks, jaam 70 ära. Paneme ta kiiresti stabiilsesse külile asendisse. Kontrolli tema pulssi. Ta on surnud. Ma näen, et ta tuleb veidi õhku välja. Hoia seda telefoni. Hoia seda. Ma ei usu, et ta on. Ma tahan selle tema ninale panna. Muidugi. Kuule, dispatcher, kas saadaksid ka vahetuse vanema kohale? Võimalik tapmine. Äkki üks tool on niimoodi paigutatud? Praegu on nüüd pulss olemas. Ei, ma ei tunne midagi, sõber. Politseinikud püüavad kõike kokku panna. Pole võimalik, et see jõhker ja surmav peksmine algas Taco Belli pärast, eks? See juhtus mõnda aega tagasi, me pole kindlad. Sa oled vigastatud. Kas sa ei kutsunud seda meest? Ma pole selles mees kindel. Ma ei usu, et ta helistas. Ta oli näoga allapoole selles suunas. Ta on soe. Ei Varve, miks oled valmis? Tule alla. Jaa. Ja sun malves, igaks juhuks. Kuule, see on täiesti Taco. Ma ei ole kindel. Me tulime uksa juurde, ta rääkis meile temast midagi. Ta kaebas teisele mehele, et tema Taco Bell on kadunud. Te kõik läksite hulluks. Siis ta ütles, et see mees peksis siin seda meest. Ma tulin siia üles. Ta oli näoga allapoole ja kapuuts tõmmatud üle pea. Keerasin ta ümber, kontrollisin pulsi kohti. Ma ei tundnud midagi. Mul pole veel isegi olnud võimalust kedagi rääkida.
nii et lugu on selline. See noorem mees tuli ukse juurde. Ta rääkis mulle midagi oma Taco Bellist. See teine mees, kes on elutoas koos mu partneriga, ütles, et see tüüp hakkas paanitsema ja läks hulluks. Ta peksis teda siin üleval. See on kõik, mis mul hetkel on. Mul pole aimugi ajaraamistiku kohta. Ei, ma ei saanud sellest aru, sest ta ütles ka, et see tüüp oli siin üleval teadvuseta. Nii et mõtlesin, Amy, astu eest ära, et ma saaksin siia üles minna ja sellele mehele appi minna. Esmareagerijad tegid kõik, mis suutsid, kuid nad kinnitasid, et Dale Mitchelli süda lakkas löömast ja ta suri saadud vigastustesse. Macombi maakonna prokuröride sõnul elas Dale Mitchell grupikodus koos mitme toakaaslasega. Telekanali Fox 2 Detroit andmetel teatati algselt, et Dale olevat väidetavalt varastanud oma toakaaslase Mark Newsomi toitu. Kuid Marki advokaat ütles hiljem kohtus, et Dale võttis toitu hoopis teiselt toakaaslaselt samal ajal, kui Mark magas. Kui politseinikud saabusid, oli Mark endiselt kodus. Ta näitas isegi politseinikele, kus Dale asub. Pane teine käsi välja. Pane teine käsi välja. Olgu, tule siia alla. Kõnni siia alla. Vabandust, Jeff. Tule siia. Tule siia. Tule siia. Ta on üleval korrusel. Ta on teadvuseta. Kuidas siis Mark üldse sellega seotud on? Telekanali Fox 2 Detroit andmetel magas Mark sel ajal, kui Taco Bell väidetavalt varastati. Ta ärkas üles alles siis, kui kuulis kogu seda kära ja otsustas sekkuda. Toakaaslane ja tunnistaja, kellega ma rääkisin, ütles. Tema Taco Bell oli kadunud ja ta läks ning ütles sellele mehele, kelle me arreteerisime. Mark. Joseph Newsomail, et tema Taco Bell oli kadunud. Ta ütles, et Mark muutus, hakkas hulluks minema, läks üles ja hakkas Dale'i peksma. Nii et mees, kelle te arreteerisite, oli samuti tema toakaaslane. Jah. Ja tema, mis ta nimi oligi jälle? Tema nimi on Mark Mary Adam Robert King. Nii et see, mida Kristen mulle rääkis, mul on Kristeni, mu partner just saatis mulle Kristeni andmed, kes on tunnistaja. Aga sellest, mida Kristen mulle rääkis, usub ta, et ta lihtsalt elas oma viha Dale'i peal välja. Sest keegi ei süüdistanud teda milleski, mis puudutab tema Taco Belli võtmist. Ja ma ei tea, ta lihtsalt ärritus ja hakkas teda peksma. Kas sa tead, kas Dale'il on üldse mingeid meditsiinilisi probleeme? Kristen ütles, et tal oli varem insult, aga ma ei tea muud meditsiinilist infot. Samuti selles kodus pole keegi omavahel suguluses. Me ei näinud arreteerimist kehakaamera videos, kuid Mark Newsom arreteeriti ja talle esitati teise astme mõrvasüüdistus. Ta hoiti Macombi maakonna vanglas pärast seda, kui kohtunik keeldus talle kautšonit andmast. Järgmisel aastal Mark Newsom ei vaielnud tapmissüüdistusele vastu ja samal aastal ilmub ta Macombi maakonna kohtusaali, et teada saada oma saatust. Kas on mingeid tõendeid selle kohta, mitu rööki kostja andis? Teie au, eelistungi protokollis tunnistas tunnistaja, et ta kuulis kostjat. Kuulmas seda, mida ta uskus olevat. Ta kuulis naha plaksumist ja ta kuulis, et see kestis mõnda aega. Kui ta üles läks, kuulis ta, et see jätkub. Ta nägi, et see jätkub. Ta üritas kostjat peatada. Kostja keeldus lõpetamast ja jätkas ka pärast seda, kui tunnistaja läks alla ja helistas hädaabinumbrile. Sa väidad, et lööke oli nii palju? Ja, see on. Ja me näeme, et lööke oli palju, aga me ei tea täpselt arvu. Ja meil ei ole midagi, mis viitaks sellele, et need paljud löögid olid mõeldud ohvri hirmu ja ärevuse suurendamiseks. Nii et arvad, et see on tõenäoliselt klassikaline näide liigsest jõhkrusest. Ja kindlasti suurendas ärevus oluliselt, hirmu ja ärevust, mida ohver varem tundis. Tema hirmutase pidi olema laes, kui teda peksti selle mehe poolt. Marki karistuse määramisel väidab tema advokaat, et Marki ja Dale'i vahel oli enne saatuslikku tüli palju pingeid. Mark Newsom on 55-aastane. Ta seisab teie ees puudega ja töötu endine ehitustööline. Tal on mitmeid tervisehädasid.
Tal on ehitusõnnetuse tagajärjel halb seig. Tal on seedeprobleemid, tal on verehüübed, kõrge vererõhk ja ta on aastate jooksul mitu infarkti läbi põdenud. Eelmisel jaanuaril elas ta ühes üürimajas koos 4 teise mehega. Üks neist meestest oli surnud, Dale Mitchell. Kõigi ütluste kohaselt ning politseinikud küsiklesid ka teisi elanikke. Kõigi ütluste kohaselt pidas see Dale Mitchell end selles üürimajas tähtsaimaks meheks. Ta oli seal peremees, kui nii võib öelda. Pidas end võrdsete seas esimeseks, kui lubate mul nii väljenduda. Härra Mitchell kontrollis teleripulti. Ta otsustas, kellel on kööki asja. Ta võttis endale meelepärast toitu, hoolimata sellest, kas see kuulus talle või mitte. Ja tunnistajate ütlused näitasid, et ta oli nende suhtes nii füüsiliselt kui ka verbaalselt vägivaldne, kui nad elamises viibisid. Kõnealusel päeval veetis härra Newsom terve päeva haiglas, saades erinevaid raviprotseduure ja ravimeid. Ta tuli haiglast koju ja läks pärast õhtusööki üsna varsti magama. Ta magas sügavalt südaööpaiku, kui ta oli äratas üles teine elanik, härrasmees nimega Christian Lee, kes karjus, paugutas uksi ja tekitas üldiselt lärmi. Kui härra Newsom ärkas ja selgines, küsis ta härra Lee käest, mis lahti, miks sa sellist lärmi teed? Ja härra Lee pahvatas, Dale Mitchell varastas mu toidu. Me ei tea, miks Christian Lee ise sellega ei tegelenud. Me ei tea, miks Christian Lee ise ei läinud selle inimese juurde, kes tema toidu varastas. Kõik, mida me teame, on see, et härra Lee palus abi härra Newsomilt. Ta kaasas härra Newsomi, kes magas sügavalt pealinnas. Härra Newsom astus vastu härra Mitchell. Newsom ütleb, et härra Mitchell lõi teda. Härra Newsom tõmbas pea kõrvale ja löök riivas ainult tema vasaku kõrva juurest. Siis lõi härra Newsom vastu ja järgnes rusikavõitlus. Relvi ei olnud, eriti mitte pesapallikurikaid. See oli lihtsalt rusikavõitlus. Selle rusikavõitluse käigus sai härra Newsom ülekaalu ja selle sündmuse ajal peatus Dale Mitchelli süda. See. McColli kohtuast 5 läbi lahkamise. Ta leidis, et härra Mitchell kannatas mitmete tervisehädade all, millest härra Newsom ei teadnud ega saanudki teada. Marki advokaat väidab, et mõned neist tervisehädadest hõlmasid südame lihase infektsiooni, neeruhaigust, arterite ummistust ja südame-veresoonkonna haigust. Ta väitis, et Dale Mitchell suri tahtmatute tagajärgede tõttu. Kui Mark Newsomil oli aeg rääkida, ütles ta, et Dale surus ta nurka. Paljudes neist asjades on mõningaid vastuolusid. See on olnud minu jaoks väga raske. Mul on raske kohtuprotsessidest aru saada. Ma pole kunagi varem hätta sattunud. Teate, see oli kohutav asi. Ma töötan grupikodudes. Ma elasin peamises töökohas ja aitasin inimesi ning ma aitasin seal kõiki. Ma ei võtnud Dale'i. Ma püüdsin teda aidata. Ma aitasin kõiki. Kas proovisite teda aidata koos oma lastega, härra? Ei, teie aukoos. Sugugi mitte. Sõbrana käisin poes ja ostsin talle asju, nii et ta ei pidanud isegi küsima. Ma ostsin talle asju. Tuletasin talle meelde, et ta võtaks oma ravimeid. Teate, seda ma tegingi. Lahkusin hooldekodust, et lihtsalt inimesi aidata. Dale Mitchellil olid mõned sügavama kui ainsed probleemid, mis olid üsna püsivad ja tõsised. Ja mida ma olen näinud teistes hooldekodudes, oli väga sarnane skisofreeniaga. See oli halb asi. Tead, ta ründas füüsiliselt kõiki. Mul on isegi politseile antud avaldus Robert McQuaidil selle kohta, kuidas nad teda peksid. Ja Robert Wade ütles, et seda poleks kunagi juhtunud, kui hooldekodu oleks. Kui keegi oli nendes teistes hooldekodudes ohuks, eemaldati ta kohe, eriti kui ta kedagi füüsiliselt ründas. Ja ikka ja jälle Dale ründas inimesi.
ta lõi mind tol ööl. Veel üks asi, mida kohus ei tea, on see, et algusest peale ütles ta, et kriimustas mu kõrvu. Ei, ta lõi mind kõrva ja sellepärast ma talle vastu lõin, sest see tegi väga haiget. Ja haiglast tol ööl vaadati mu kõrva vaevu, kui ma midagi ütlesin. Aga vangivalvur saatis mind spetsialisti juurde seoses teise juhtumiga, kus keegi lõi mind ootamatult ja mu silmakoobast sai purustatud. Mark ütleb, et kuigi tema ja Dale ei saanud omavahel läbi, ei tahtnud ta, et midagi sellist juhtuks. Ma olen 55-aastane. Mul ei ole kriminaalkaristust. Ma ei tahtnud Dale'i tahtlikult. Mul oli oma voodi kõrval see, mida ma nimetan Dale'i seinaks, mille ma tegin, sest ma ei usaldanud teda. See on veel üks asi. Ma olin nurka surutud. Kõigil oli oma magamistuba peale minu. Mina olin üleval korrusel ja mul polnud otseselt tuba, aga ma panin ukse kinni ja sain teistest eemale. Ja Dale'ile andis 2 päeva varem käsu politseinik, kes omab grupikodu. See oli osa põhjusest, miks ma tahtsin seal olla. Ja Dale ründas mind 2 päeva varem ja üritas mulle köögis näkku lüüa, kui prokuröri tunnistaja Christian Lee seisis otse minu kõrval. Ma ei helistanud isegi grupikodu omanikule. Christian Lee helistas ja ütles grupikodu omanikule, et Dale ründas mind ja üritas mulle näkku lüüa. Ja grupikodu omanik helistas mulle järgmisel päeval, vabandas minu ees ja ütles, et nad üritavad Dale'ist lahti saada. Härra Herdab jäi teiste terviseprobleemide tõttu koju. Ma ei saa kirjeldada, kui kahju mul selle pärast on olnud. Ma pole kunagi varem vanglas olnud ja mul on olnud palju öid, et istuda ja selle üle järele mõelda. Oma suhte üle Jumalaga ja selle üle, mida see on mu perele teinud. Ja uudised panid selle paistma nii, nagu ma oleksin kellegi toidu pärast tapnud. See on olnud minu jaoks tõeliselt kohutav kogemus. Ja mul ei olnud kunagi kavatsust, et Dale sureks. Tead, suur osa sellest oli vaimne haigus. Ja see on kurb asi ning ma olen seda palju varem näinud ka teistes grupikodudes. Mind on varemgi rünnatud, sellepärast ma kannangi Aafrika seljakotti. Seal oli kaamerad, nii et sellepärast see mees, kes seda tegi, läkski vangi. Ma ei saanud lasta Dale'il lihtsalt mulle näkku lüüa. Ma mõtlen, ma lasin ta varemgi mitu korda mulle kallale tulla. Ma olin seal ainult 3 kuud. Ja tead, ma olin seal nurka surutud, mul polnud kuhugi minna. See on veel üks asi, mida tahtsin öelda. Christian Lee ütles, et ma olin talle peale surutud. Ei olnud. Dale hoidis kogu mu kapuutsi kinni. Ma usun, et kui ma helistasin 911, hoidsin ma teda kinni. Ta üritas ikka veel mind lüüa ja jalaga lüüa ja ma ei tekitanud talle mingit kahju. Ma olin ettevaatlik, et teda kinni hoides mitte haidet teha. Tale oli just palju suurem. Ta oli 6 jalga 1 tolli pikk ja kaalus 171 naela. Ma olin tolle ajal tõesti haige. Ma kaalusin 111 naela. Ma ei saanud paar päeva magada, sest olin haiglas. Ma mõtlen, see asi on olnud sinu au jaoks täiesti uus tase. Mul on nii kahju. Markisu kokkuleppe alusel pääses ta eluaegsest vanglakaristusest. Isegi kohtunik oli šokeeritud, et elu võeti Taco Belli eine pärast. See on kuritegu, mis poleks kunagi tohtinud juhtuda. Kui oleks olemas mõttetute kuritegude raamat, oleks see kindlasti kõige kokkuhoidlikum nimekiri. Võtta mehe elu Taco Belli eine pärast. See, et see polnud isegi süüdistatava eine, on täiesti mõistuse vastane. Kohus vaagis pikalt ja põhjalikult prokuröri ja advokaatide vahel sõlmitud kokkulepet ning kaalus tõsiselt selle kokkuleppe mittejärgimist. Ja ehkki seda tehes mõningase vastumeelsusega järgib kohus juhiseid. Vaatamata härra Halli poolt põhjustatud jõhkrale peksmisele ja surmale. Kohus mõistab süüdistatava Michigani parandusosakonna alluvusse 5 aastaks kuni maksimaalselt 50 aastaks. Süüdistatavale arvestatakse 581 juba kantud päeva. Veebipõhised andmed näitavad, et Mark Newsom kannab oma karistust Parnalli parandusasutuses Jacksonis, Michiganis.
Michigani parandusosakonna veebipõhised andmed näitavad, et Mark Newsomi varaseim võimalik vabastamise kuupäev on jaanuar 2029. Kui ta kannab kogu karistuse ära, vabastatakse ta 2039. aastal, mil ta on peaaegu 70-aastane. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Miller ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.